Ja, tere! Olen Aliis ja aastaid on mul 32. Ma igaks juhuks alati ütlen, sest tihtipeale ikka arvatakse, et ma olen kõvasti 10 aastat noorem või midagi. Lihtsalt mainin ära. Viimased 6 aastat saaksin ma siis ennast nimetada või tahaksin ennast nimetada võib-olla isegi 3 võtmes. Võib-olla siis ise hakanud fotokunstnik oleks esimene variant, siis natukene professionaalsemalt öeldes siis fine art, fantaasia fotograaf ja tegelikult ka siis sürreaalse ilu looja ja avastaja, poeetilisemalt öeldes. 6 aastat olen ma siis fotograafiaga tegelenud, tegelikult ei tule ma siis üldse ei ole hariduselt siis loomevaldkonnast üldse, et see tuli natuke teist rada pidi minu ellu. Õppinud olen ma kiiresti öeldes üldse siis äriturismi, reisikorraldust ja tegelikult ka hästi palju lastega tegelenud, lasteaiakasvatajad, et ühesõnaga täiesti teises valdkonnas olnud. Aga 6 aastat on mul olnud võimalus 24/7 avastada siis ennast selle fotograafia teekonnal, et ta tuli suht juhuslikult minu ellu ja selles mõttes olen ma väga tänulik, et ta tuli. Et ennem seda ma olin suhteliselt kindel, et ma ei ole loovinimene, et võib-olla nüüd saab natukene teisiti seda öelda, et pigem ikkagi on seda loovust ja seda fantaasiat, mis tahab minust välja saada. Et selline on siis põhimõtteliselt minu see teekond olnud, et 6 aastat olen ma siis saanud ennast defineerida kui fotograaf. Et see konkreetne näitus Ilu valus, valu ilus, et ta on peamised märksõnad võiksidki olla siis tegelikult ilu ja valu kooslus, võib-olla siis mingid minu tõlgendused sellest kooslusest, et neid võib olla ju mustmiljon, et siin on ainult üks valik nendest. Polaarsus, eksistents, võib-olla siis eksistentsiaalsed mured ja rõõmud, inimeseks olemine, et võib-olla need oleks need märksõnad. Et kuigi ma olengi üsna toores selle nii-öelda galeriimaastikul ja näituste maastikul, ütlen kohe ausalt välja, siis tegelikult on, see on ja jääb hästi eriliseks näituseks, et see julgus teha sükest päris kunsti, et ma olen küll kreatiivselt teinud, aga kunstiprojekte kui selliseid ühtseid tervikuid ei ole ma loonud, et see on ikkagi siis selline esimene. Ja see julgus tuli mul võib-olla siis ilusasti öeldes koroona kevadel 2020, kui ma üksi hakkasin tegema oma Imedemaa projekti, kus ma siis panen ennast autoportreesid, teen muinasjutulisi pilte, kus on ka siis täpselt samamoodi iluvalus kombineerituna, et siis tuli sellest ka idee, julgus, soov teha midagi eraldiseisvat. Ja siin ta on, et Iluvalus, valu ilus projekt. No selles suhtes ongi, nüüd ma saan tõdeda, et tegelikult ei ole sugugi lihtne olla loomeinimene selles mõttes, et see, kuidas ma nüüd maailma vaatan, on natukene teisiti kui 6 aastat tagasi, et siis kahjuks või õnneks on kõik hästi inspireeriv, et rääkides loodusest, ilmast, inimestest, mingitest ühiskonna probleemidest, teemadest, et muusikavideod, muusika, you name it, et kõik on hästi inspireeriv, aga selles mõttes, et igapäevaselt ma ammutan seda inspiratsiooni, aga see, mis pinnale jääb, on see miski, seal ei ole mingit loogikat, et mingist asjast hakkab jääb pinnale ja sellest hakkab siis jooksma ja kooruma siis mingi konkreetsem visioon teema, mida ma siis tahaks teostada. Et see ei ole päris nii ja polegi ajaliselt ja üldse võimalik füüsiliselt, vaimselt teha kõike, mis sind inspireerib. Et mingil moel ikkagi jääb see miski pinnale ja sellest ma siis tahaks midagi luua. Et et nii on. Ja selles mõttes on hea, mitte lihtne, aga hea loogika minu jaoks, et ma just selle ilu ja valu koosluse enda jaoks avastasin ja selle temaatika enda jaoks nii-öelda, et see koorus, et siis seda siduda on mingil määral lihtsam kui see, et pea laiali otsas mingid suvalisi asju teha.
et ja mis ka võib-olla selle, et mulle nagu sümpatiseerib, ma ei tea, kas see on nagu loogiline hea sõna siin, just ka see ilus pool siin maailmas, aga ka sünge, mis on meie igapäevane teema. Aga ma ei taha seda süngust võib-olla eksponeerida maksimaalselt süngelt, et see pilt, et see looming on must, tume, sünge. Et ma olen ka võib-olla tahan seda süngust läbi lillede näidata. Et võib-olla see pilt on nagu siin taustal on näha, et roosamanna, ilus munnu, aga et kui sa hakkad süvenema, siis sa leiad enda jaoks sealt igasuguseid nüansse, et ka päris palju süngust, aga et ta ei oleks, et mingi lootuskiir jääb alati kuhugile kumama, et sellest tööst, jah. Et teie galerii puhul ma olen see õudne vibe'i tagaajaja. Et esiteks ma siis räägiksin üldse, et miks tegelikult ma väga tahtsin siin galeriis eksponeerida, ma töid on vibe. Et, ja mis selle vibe'i loob, ongi ju võib-olla see värvirohkus, see, mis ta on, et see miski. Ja kindlasti, kui on olemas vibe, siis see kunstivaatleja, kui see tunne on hea, siis ta nagu tahab ju seda kunsti süveneda ja olla. Ja kui rääkida siis, et kuidas minu tööd siia sulanduvad või sobivad, siis ma konkreetselt leian, et see, esiteks on see värv, mis see oliivsein on, see on nagu suhteliselt minu lemmikvärv peaaegu on ja, et selles mõttes väga tore. Ja need pildid, mis nüüd siia seina said ja ka sinna lillasein, mis siia kuulub, et minu arvates minu endale meeldib see kooslus praegu, et ta on võib-olla monotoonne natukene, aga mulle endale on silmale hästi rahulik ja ilus kooslus, et vaadata, et selles mõttes väga hästi sobivad nad siia, ma leian. Jah, et ma olen nüüd tegelikult 2 aastat resideerunud Põhjala tehases, mis on seal Kopli otsas Marati tänaval, et kindlasti on olnud oma stuudios, et see keskkond on mind natuke voolinud ja julgustanud, et ja oma stuudios loomine, just ma tahaks ära märkida, et see on hästi sükene kodune ja hea ja kui mul tuleb see mingi õhin peale, et siis ma saan seda teha. Ja see on ka, et kuna minu tööd on pigem kreatiivsemad ja et tihtipeale ei ole ainult mina ja modell seal kohapeal sellel shoot'il, et siis mul on tiimid alati suuremad, kindlasti krimikunstnik ja nüüd on ka tegelikult uhke ja tore öelda, et tiimid on veel suuremad, et nüüd on mul ka stilist tihtipeale kaasatud ja ka tegelikult kaadri taguste pildistajaga see ei ole nüüd nii oluline siinkohal, et minu looming ikkagi ei sõltu selles mõttes ainult minust, et mul on hästi oluline, et mul oleks see professionaalne ja äge tiim minu kõrval, kes minu visiooni siis suudavad võib-olla nagu selleks korraks sisse sulanduda ja aru saada, et ja luua see, mis mul peas on võib-olla. Ja modellide valikud mul õnneks on selle 6 aasta jooksul nagu tohutult kiiresti tulnud ellu mega ägedad muusad, nii-öelda, kes, et ma ütlen ausalt, et tööd teha võib-olla modelliga inimesega, kes on kaamera ees olnud, kes tahab olla seal kaamera ees, on kindlasti palju lihtsam, seega on ka alati mul selliste piltide peal ikkagi kindlalt välja valitud see inimene, et ma tahan teda sinna kontseptsiooni panna. Et mul on õnneks need inimesed tõesti ellu tulnud ja nad, see, kuidas nad nagu seal selles keskkonnas, selle pildistamise ajal nagu sellesse teemasse tulevad, see on nagu teistmoodi täiesti nagu selle maailma väline, et see on hästi äge feeling on just teha selliseid neid kontseptsioone. Et see koostöö on nii oluline, et see tiim ja see koostöö on minu tööde puhul hästi oluline. Ja selles mõttes ongi minu jaoks see kihk tulnud oma töid eksponeerida, välja printida, nii suureks läinud see kihk, et just, et see tohutu töö, see fantaasia
pildistamine ei ole lihtsalt lihtne selles mõttes, et ja eksponeerida neid suuremalt ja välja trükituna on lihtsalt nagu suurepärane tunne esiteks, et siin on nii palju tikitud eri nüansse, et seda lihtsalt nagu välja trükituna on palju mõnusam leida ja avastada kui ekraani peal. Et noh, selles mõttes kahjuks või ei ole ma liiga palju neid välja trükkinud just nagu suurelt, aga kindlasti mul juba nagu peas või mõttes on oma järgmisi projekte, ma tahaks proovida trükkida täiesti eksperimentaalsetele materjalidele, taaskasutusmaterjalidele. Ma veel ei tea, konkreetseid materjale ei ole niimoodi mul kapis olemas, aga see idee selline on mul kindlasti olemas, et tahaks taaskasutusmaterjali trükkida, et see on täiesti võib-olla midagi teistsugust ja keskkonnale kasulik ja tore ja et sihuke idee on ka. Ja. Et pealkirjadega on mul selles mõttes jah, keeruline lugu, et ma lihtsalt ka selle projekti puhul, et igal teosel ei ole siin oma pealkirja, vaid on siis nii-öelda muinasjutt, ühine lugu ja osade kaupa nad siis räägivad sellest muinasjutust. Ja ma istusin ühel õhtul, hakkasin mõtlema neid pealkirju, punnitama igale selle teosele ja siis ma mõtlesin, et see oli tol hetkel minu jaoks nagu see ei annaks juurde. Et ma punnitan selle miski pealkirja sinna. Et kuna see on jah, et üks muinasjutt, siis ma pigem isegi leian, et mulle meeldib, kui vaataja ise pealkirjastab selle enda jaoks. Et nende piltide puhul ikkagi nende põhipiltide peal on nii palju, mida nagu seedida ja aru saada ja kusjuures, mis on põnev olnud, et iga inimene võib tõlgendada mingit konkreetset pilti täiesti omamoodi, mida järgmine inimene tõlgendab täiesti teistmoodi. Et ma tahakski vähemalt siis nende tööde puhul, et inimene pealkirjastab ise enda jaoks selle ilu ja valu koosluse sellest pildist. Et ma leidsin, et see lihtsalt nii on kõige loogilisem ja parem. Kuna igapäevatööna, et mõnes mõttes ma ajan ikkagi oma asja, oma käekirjaga, oma kreatiivset asja, aga kindlasti ei tee ma ainult nüüd neid kunstiprojekte, et ma pildistan ka tegelikult ju inimesi, kliente oma käekirjaga, et üks osa jääb alati selleks, sest mulle meeldib seda teha. Aga nüüd on kindlasti sinna kõrvale tulnud südameasjaks siis selliste projektide tegemine, rohkem galeriides saada oma töid näidata, et see on selles mõttes kunstnikule väga oluline galeriis näidata neid oma loomingut kindlasti nüüd lähiaastatel ja tegelikult praegugi, kuna see on eelmise aasta projekt, on mul on uus projekt käsil, et ma kindlasti iga aasta, ma ei tea, mis see elu toob, aga ma püüan ja tahan ja teen siis neid eraldiseisvaid projekte, oma kunstiprojekte ja selles mõttes on ka tohutu uudishimud tulnud, et üks asi on see, et ma tahan mingit sõnumit saata nende töödega inimestele ja teine asi on seal kõrval on lihtsalt tohutu uudishimu, et kuhu ma nagu tegelikult jõuan siis nende sõnumi toojana, et kui niimoodi ilusasti öelda, et kindlasti jah, galeriides tahaks ju saada rohkem ja kuna mul on saanud harjumuseks nüüd öelda, mida ma ka siin nüüd ütlen jälle välja, sest et see on nagu rohkem niisugune universumisse laskmine mingi mõtte, aga mine sa tea, kui see seda välja ei ütle, siis ei juhtu ka, et kindlasti tahaks võib-olla näiteks New York on hästi tore koht 10 aasta pärast näiteks New Yorgis kuskil galeriis olla töödega. Võib-olla võiks varem vaata. Et ei, et selles mõttes peab ju pürgima, aga praegu pigem see on siuke natuke huumoriga, aga ma püüan nagu rohkem hetkes olla ja teha asja kvaliteetselt ja hästi ja mõtestatult, ja siis vaatab, kuhu niimoodi siis jõuab. No inspiratsiooni ammutan ma tegelikult tõesti päris paljudest erinevatest isiksustest, reeglina ikkagi fotograafide tööst.
aga ka selles mõttes mitte absoluutselt ainult selliste fotograafide tööst, kes on täpselt minu käekirjaga, et ikka et kui ma nüüd Instas vaatan, keda ma jälgin, siis see on ikka tohutu suur nagu kogukond, et selles mõttes kindlasti ma tooksin ühe nime välja, et kust 6 aastat tagasi tahtsin ma tegelikult absoluutselt tegema hakatagi sellist asja, nagu ma praegu teen, aga lihtsalt oskusi ei olnud ja ei olnud oskusi, jah. Et tahtmine oli suur, aga oskusi ei olnud. Et Brooke Shaden, kes on siis Ameerika fine art fotograaf, kes teeb siis autoportreesid, paneb samamoodi ennast fantaasia maailmadesse. Et ta on tohutult inspireeriv, et ta võib-olla teeb natukene süngemat asja, nagu sünge, kui mina tahan nagu roosa mannaga seda nagu siduda, siis tema teeb nagu süngemat, et aga lihtsalt inimesena on tohutult inspireeriv inimene. Ma lihtsalt soovitan ükskõik kellel, ma ei tea, kas poemüüjal või ma ei tea, kellel teda jälgida. Ta on lihtsalt väga inspireeriv inimene ja selles mõttes on ka nagu ma ei oska nagu praegu elukutseliselt öelda, aga neid inimesi, keda ma jälgin, kes on nagu isiksusena inspireeriv, neid on palju, et ma tõesti kas sa saad mingit muud igapäevast inspiratsiooni või tuge, siis see aitab ka nagu sellele loome tegevusele kaasa. Et ma nimesid võib-olla praegu niimoodi, jah, et need on tohutult. Kindlasti Eestis, kui ma alustasin, see on natukene nagu ajas muutunud, kuigi ma fännan nende töid jätkuvalt ja vaatan suure ahastusega ja vau, mida nad teevad, aga lihtsalt võib-olla mingi enda töö natuke kujuneb mingiks teiseks, aga Eestis kindlasti Terje Talts, kes on täielik fantaasia fotograaf, kes teeb klientidest vau, megasid asju, et ta on mega, aga lihtsalt ma ise lähen natuke teise fantaasia suunda, et võib-olla Vivian Ainsalu Eestis on minu jaoks hästi suur eeskuju, inspiratsioon. Ja tegelikult nii-öelda moemaailm, millest ma ei saanud absoluutselt mõhkugi aru kunagi, sest tegelikult moemaailm nagu need suured lavad ja et see tegelikult ju ei olegi see, see on kunst, et see ei olegi päris selle mõttega, et sa pead igapäevaselt kõndima nendes riietes et see on minu jaoks nüüd hästi inspireeriv ja tegelikult on mul tohutu huvi ka seda fashion fotograafiat nagu rohkem nagu katsetada teha. Aga jällegi ma tunnen, et fashionit teha, et sa pead kasvama natukene, arenema, et teha maitsekat fashionit. Et ma ise olen nagu tohutult ja hästi paljudest asjadest inspireeritud, aga ma ise hästi põnev on jälgida, et kuhu ma nüüd ise nagu tahaks ennast kogu aeg sättida. Aga õnneks jah, inspiratsiooni puudust ei ole, et neid inimesi on mu elus ja on meie ümber ja jah. Et nii palju, kui ma olen nüüd huvitunud ja uurinud seda olukorda Eestis, siis ma leian, et kindlasti galeriisid esiteks on meie Eesti kohta kindlasti piisavalt palju, kus siis nagu näidata, kus siis võib-olla edasi pürgida, mis iganes, et tegelikult tase on ju väga hea Eestis, ja mitte ainult galeriid, et tegelikult ju väga paljudes kohtades on võimalik lähed, ütled, küsid, tere, ma teen sellist tööd, et pigem ma ei ole nagu seda teinud, sest ma olen kartnud, aga ma olen pigem nagu julgustust saanud teiste tegijate käes, kes ütlevad tegelikult, et küsi ja sulle antakse see võimalus, et ma usun, et selle oma töö näitamine on igatahes võimalik Eestis, et selle koha pealt ma usun, et liiga suurt probleemi nagu ei ole. Eelkõige, et kui näituskülastaja vaatab minu tööd, ma tahaks, et ta tunneks tundeid ja erinevaid tundeid, et see on see põhipoint, et mis ma konkreetselt ka nende tööde puhul olen tikkinud sinna siis siukseid nüansse, et ühe nüansi leiad vaadata, et kui ilus, teise nüansi vaatad, et appi. Ja et see olekski see põhiline minu näituse eesmärk, et sa tunneksid tundeid, erinevaid tundeid ja aktsepteeriksid neid tundeid ja
et lihtsakoeliselt nii ongi, jah, et tunnete tundmine, ilusad ja valusad. Et muud ma nagu, jah, et nad saaks, nagu ma ütlesin ennem, et pealkirjastada enda jaoks need, et mida ta siit kaasa tahab võtta tol hetkel, kas see on rohkem positiivne, kas see on rohkem negatiivne või nad on ühel kaalukausil, aga et see kõik ongi okei. Mis kogustega sa seda tol päeval just nagu enda sisse võtad.